Meie oleme Upsteam, Eesti esimene liikuv, loodussõbralik autode käsipesu sinu kodu või kontori uksel. Peatse auramiseni. –30 sekundit, et usutavalt mõjuda. Tervist, mina olen Martin ja Upsteamiga ei pääse enam kunagi autopesulas käima. Kas tead seda tunnet, kui hommikul autoukse linki katsud ning käsi mustaks saab või vaatad aknast välja ja näed, et auto on must, aga lihtsalt ei viitsi pesulasse minna? Upsteam teeb sama autopesulatega, mida Netflix tegi videolainutustega. Me toome autopesu sinu juurde, lihtsalt tellipesu hakkab üsiliikmeks ja autopesus saab sinu jaoks taustateenus. Praegu töötame välja frantsiseeritavat tehnoloogia lahendust, et viia see välisturgudele lihtsamalt, odavamalt ja kiiremalt. Mina olen Martin, me oleme Upsteam. Mis see tähendab? Tähendab, mis asi? Mis te teete? Me teeme liikuvat autopesulat, mis tuleb ise sinu juurde siis koju kontorisse. Kuidas see tuleb? Meil on selleks olemas siis täisvarustuses pesukaubik, kuhu on esitatud kõik autopesula elemendid sisse, tuleme sinu juurde ja peseme auruga su auto puhtaks loodussõbralikult. Kas Eestis tohib absoluutselt igal pool autot pesta? See on hea küsimus. Kui sa pesed survepesuriga ja plädistad veega, siis sa kasutad ligi 200 liitrit vett ühe pesu peale. Meil kulub selleks umbes 5–10 liitrit vett, sellega me saame teha seda siis mobiilselt. Praegu plaanime ka luua niisugust rennisüsteemi, millega me saaksime ka viimsegi vee ja keeme endaga kaasa võtta. Ei vastanud mu küsimusele? Jah, võib küll. Seda, mida meie teeme. Kus te need inimesed saate, kes hakkavad autot pesema? Praegu on meil selleks 2 poissi, kes siis nii-öelda käivad pesemas. Meie tegeleme siis firma arendamisega, kuid kui me jõuame frantsiseeritava mudelini, siis me tahaksime jõuda sinna, kus pesuvarustus on kindla sellise transporditava kanderaami peal, mida saaks tõsta siis teistesse kaubikutesse lihtsamini, kinnitada sinna külge ja siis teoreetiliselt me saaksime pakkuda seda juba teistele firmadele, kas või sina, kui soovid oma pesuüksust teha ja nii edasi. Kui palju üks pesu maksab? Üks pesu on, välispesu on 25, sisevälispesu on 50 ja teeme ka vahatamisi, kiirvahatamisi, seda pigieemaldust ja istmete pesu ja nii edasi. See ei ole konkurentsivõimeline. See on poole kallim kui tavaline autopesu. Kui sa võtad arvesse oma tunni hinna, mida sa näiteks teeniksid kusagil mujal, võtame keskmine Eesti palk on võib-olla brutos umbes 10 eurot, siis kui sa käid pesulas, käsipesulas, siis kulutad sellele umbes 1–2 aega. Kui sa aga tuled tellid Upsteami, jah, ta on küll võib-olla algselt nii-öelda kallim, aga tegelikult kaudsete kuludes sa hoopis säästad. See ei ole veenev. See on poole kallim, ma lähen rõngad pesevad, need harjad pesevad puhtaks ka umbes 12 euroga, ma ei maksa teile poole rohkem selle eest. Tõsi on, et ega see pesu ei olegi mõeldud kõigile, see on mõeldud just ainult rikastele inimestele. Kas just rikastele, aga 300 klienti, keda me oleme juba teenindanud, on selle hinnaga väga rahul olnud ning kliendid on ka öelnud, et me võiksime ka tegelikult rohkem sellest küsida. Kuna see on käsitöö, see on käsipesu, see ei ole see nii-öelda pesutunnel, kus sa läbi käid ja tuled mereautoga välja, sa saad kätte kuiva ja täiesti korralikult puhastatud auto. Mis te siis teete, kui väljas -15 on? Selleks oleme siis see talv juba lõime sellise soojustelksüsteemi, mis on siis niisugune 3x6 ruutmeetrit telk. Ehitasime sinna külge ka kinnitused, et me saaksime põhimõtteliselt see nagu ei lendaks tuule käes ära ja siis me saame põhimõtteliselt luua sisetingimused väljas, paneme soojapuhuri sinna sisse, diisel soojapuhur ja teeme see telgi sees soojaks ja saame ka miinuskraadidega. Kui palju ruumi auto jaoks vaja on, et te mahute ära autot pesema? Kuldreegel on see, et kui sina mahud auto ukse lahti tegema ja sealt välja tulema ja sisse minema, siis saame meie seda ka pesta. Kuidas see nagu reaalselt teil toimima hakkab? Kui palju läheb mul aega sellest hetkest, kui mul tekib idee autot pesta ja mis aja pärast, kui ma tahan autot pesta, et nüüd tekib mul mõte, kaua läheb aega, et auto puhas on? Praegu me oleme põhiliselt nagu broneerimispõhine teenus, eks ole, et enamik kliente meil broneerivad päeva 2 taha ja siis me tuleme sellel ajal, teeme selle pesu ära, aga kui me saaksime luua sellise frantsiseeritava mudeli, kus me saame ka lahendada ära nii-öelda need on-demand pesud, sest et väga paljud kliendid on ka öelnud, et ma tahaksin just kohe saada ja siis me oleme enamasti tulnud niimoodi tunni, 2, võib-olla 3 jooksul oleme ka kohale tulnud. 3 tundi ma olen ikkagi ootama. Selle aja jooksul ma jõuan ilusti pesulusse sõita, ma auto 7 korda ära pesta seal. Jah, aga siis sa seisad järjekorras ja ootad seda. Muidu ma seisan kuskil kodus või tööl ja ootan seda.
vaevalt sa ootad autopesulat praegu, kui sa siin minuga räägid. Pigem on see, et kui sa lähed näiteks tööle, ütleme, sa oled 9-5 tööl, sa tead, et sa oled sellel ajal seal, siis tegelikult võib-olla otseselt vahet ei olegi, mis ajavahemikul see sul ära pestakse. Peamine on see, et me tuleme kohale ja see, kui sina lõpuks tuled kontori uksest välja, et sina saaksid istuda puhtasse autosse. Aitäh! Aitäh sulle!